tere õhtust teile ka. Kõik need lood, mis me täna esitame, on tehtud Anni poolt. Nii et ainult oma looming. Ja järgnevad lood juba efektidega. So
Günther. Ja viimase loolu esitame taas eesti keeles, sest me armastame eesti keelt ja eestlaseid ja Eestimaad. Ja teid kõiki kallis publik. Ootame teid kõiki ahvaasse. Viimane lugu on, mulle lubatud, see oli ühte naine lugu rääkida. Ma ei räägi ka siis. See on Oled sa minu, on eesti keeles, aga tegelikult Are you mine? Ja Anni lugu jälle. Super töö! Be
kood ja 15330 on telefoninumber. Efektsed laulud ja efektid, kui need teile meeldisid, siis saate oma sõnumid, sest ei väsi kordamast. Üks bänd täna õhtul pääseb finaali just nimelt publiku SMS hääletuse tulemusena. Austatud žürii, kuidas on teie arvamus siin Tossuses saalis? Minu arust oli tegemist kohe nagu päris bändiga. Kui natuke veel nõu anda, et siis taustvokaali võiks palju rohkem kasutada, et mikrofonid olid, et põhiliselt kaasa laulda. Aga kui näiteks praegu peaksin otsustama, et kes saab auhinna minu kolleegi stuudiosse minna, siis ma hääletaksin teie poolt. Ja stuudiosse on võimalus siis pääseda Tunnel Recording Studiosse 3 bändil, nimelt siis finaalis esimesed 3 kohta saavad seda kasutus arvestada. Aga austatud žürii, on teil veel midagi kosta house-bändi peale? Mina tahtsin samamoodi öelda, mina võtan väikese pöidlane pihku ja loodan, et see bänd saab õiguse salvestada, sellepärast, et sellel bändil on salvestada. Ja mina arvan, et see Anni, kes laulis oma lugusid, see on väga kõva sõna. Ja kui Anni teab, ja kui meie kõik siin ei ole lollid, vaid Annit toetame, siis sellest Annist saab Eesti Cranberries ja selle Eesti rikkaks. Mina seda ootaks kõik bändid ära, oma hinnanguid rohkem ei anna. Olen vagusi. Muusikalisest poolist on juba räägitud, räägime siis väljanägemisest. Mul tuli meelde üks bänd, kes korratamatult ka minu noort elu rikkus, selle bändi nimi oli Vanem Õde. Muusikaliselt ta loomulikult ei kattu, aga välimuselt küll. Teine asi, mis mulle kohe meelde tuli, on see, kuidas ma 49. keskkoolis proovisin ajal, kui ei olnud EAK kestust ega igasuguseid tossupasinaid, aiaküüllaga umbes samasugust efekti saavutasin ja peale seda oleks peaaegu pidanud koolist lahkuma. Aga muusikaliselt jah, liitun eelpool kõnelejatega. Nii, žürii on selgelt ära ostetud, ma saan aru. Minu poolt tuleb väga professionaalne ja jõhker kriitika. Need 2 valges kitlis noormeest, kes üritasid imiteerida teadlasi, ei ole absoluutselt midagi kuulnud ühendatud anumate seadusest. Nimelt ühel tüübil oli see kitarripael oli imelühike, niimoodi, et ta pidi seda kitarri hoidma kurgu all, ja teisel oli selgelt liiga pikka, niimoodi, et tal käsi ulatus vaevukitarrini. Minge pärast esinemist kuhugi taharuumi ja palun sättige oma kitarripaelad sirgeks. Aitäh žüriile! Aga siia lavale